Niisiis, mina olen siis Karen ja räägin teile siis Kratist, mis mõistab videovoogusid ja videoandmeid. Meie oleme tooteettevõte. Me ei ole suur korpo, me oleme suhteliselt pisikene veel, siuke startup või scale up nüüdseks tegelikult juba tegutsenud 3 aastat. Ja mida me mõõdame on siis see, mis toimub linnaruumis ja meie ehitatud keskkonnas, nii sees kui väljas. Ja miks me seda teeme, on tegelikult selle tõttu, et te ei kujuta ette, kui palju otsuseid tehakse meie ehitatud keskkonna kohta, olgu see siis linnaruum või need kontorihooned, kus me käime, lihtsalt kellegi kõhutunde tõttu või sellepärast, et arhitekt kujutas seda nõnda ette ja tahtis ilusat hoonet kuskile. Tallinn on hea näide ja üks põhjus, miks Faima üldse eksisteerib. Tallinn loendab andmeid sensoritega, mis on paigaldatud nende suurte, koledate toruväravate külge. Nad suudavad loendada ainult ühte sõidurada korraga ja vaatavad seda, kui pikk on sõiduk. Lühike või pikk, auto, kaubik, reka. Ja see on kogu tarkus, mis sellest sensorist välja tuleb. Need on väga kallid. Viimane hange, mis selle suunal läks, oli 500 000 eurot lihtsalt seda riistvara hankida. Ja need sensorid on vaja ju iga sõiduraja kohta üks. Nii et kujuta ette kõiki need suuri kauneid Tallinna ristmikku, mitu sõidurada seal on. Enne maniti OPEX kulu, siis kujutage ette, mikä CAPEX kulu sinna läheb, et need asjad tööle hakkaksid. Ja meie siis kasutame nende andmete korjamise jaoks linnaruumist videopilti. Videokaameraid on maailmas, veits peaks olema alla 700 miljoni. Pooled neist on Hiinas. Ülejäänud pool jaguneb siis ülejäänud maailma riikide vahel ära ja neist omakorda veerand on USAs. Ja üks kaamera suudab vaadata, nagu ka siin pildi peal, tegelikult päris suurt ala. Ja meie oleme siis oma Kratile selgeks õpetanud siis, kuidas loendada siis sealt inimesi, autosid, busse, rekkasid, jalakäijaid. Eelmine nädal õpetasime Kratile selgeks ka eestlaste siis hirmu kastiratta. Et meie Kratt nüüd suudab ka kastirattaid loendada, aru saada, kuhu nad liiguvad, kus suunas. Ja selline hästi täpne, detailne andmestik võimaldab nüüd päriselt aru saada, et okei, kes siis minu linnakus käivad, kui palju päriselt kasutatakse neid rattaradu, kui palju on meil jalakäijaid, kui palju on kas või ratastooliga inimesi, kui tihti me neid tänaval näeme. Kui me neid ei näe, siis miks? Linnaruum ei võimalda seda. Kui me seda parendame, kas nad siis tulevad seda kasutama või mitte. Et Londonis me täpselt selliseid mõõdistusi teeme. Eestis veel mitte, aga loodetavasti kunagi ka siin. Nüüd ma natuke tahan rääkida teile Kratist. Ühe slaidi tagasi. Ei saa tagasi minna. Okei. Tahan rääkida teile Kratist kui sellisest, et Faima, kuna me oleme toode, eks, et siis me oleme olemegi pisike Kratt, kelle siis klient enda ettevõttes nagu lahti laseb. Ja tihti Kratile on hästi kõrged ootused. Tahetakse, et tehisintellekt oleks hästi täpne, perfektne, loeks iga objekti kokku, ei eksiks, oleks kogu aeg püsti ja nii edasi. Aga tehisintellekt alati ei käitu nii. Et meie oleme, kuna me tegelikult automatiseerime inimese nägemisvõimeteks, me vaatame, meie Kratt vaatab, mis toimub ja annab selle andmestiku inimesele tagasi. Siis on kasutusjuhte hästi palju. Linnaruumist ma juba rääkisin, startupidele avalik sektor ei ole parim partner, sest et nende ostutsükkel on nii pikk, et Runway saab enne otsa, kui selle läbi jõuab teha. Me oleme töötanud kinnisvaraarendajatega, poodidega, väga erinevates keskkondades. Ja ma natuke räägingi teile siis, mida võimaldab Kratt teha poes. Slaidid on ingliskeelsed, mina räägin eesti keeles. Poest, mida poed tahavad, et Kratt neil aitaks teha? Kui palju inimesi üldse käib siin? Ja tihti see loendus on ainult välisukse juures. Loetakse ära, mitu inimest tuli sisse, mitu läks välja, palju mul siis siin rahvast käib. Kui te kujutate nüüd ette hästi suurt ostukeskust, siis nad ei loe igat üksikut poodi seal sees. Suurtes linnades on ostukeskuste all tihti raudteejaamad või nagu meil Viru keskuses bussijaam. Et tegelikult kui palju inimesi tuleb lihtsalt kasutama seda suurt ostukeskust sooja äraootamise kohana ja kui palju päriselt käib ja seal nagu raha kulutab.
Need on sellised andmestikud, mida me võimaldame nüüd tänu sellele masinnägemisele vaadata. Ja kaamerad on absoluutselt igal pool. Korra hüppan endast ette, kuna Mailis rääkis Euroopa Liidust ja GDPR-ist, siis ma olen selles mõttes GDPR-il hästi tänulik. Et tänu sellele on väga konkreetne ja selge raamistik, mida me tohime teha, mida me ei tohi teha, millised andmeid tohib korjata. Ja meie näiteks tehisintellekt ei ole mitte kunagi näinud inimese nägu ega mitte ühtegi muud isikuga nagu seostavat andmestikku. Me ei salvesta videovoogusid, nii et ei ole võimalik tagasi kerida ja vaadata, et mida keegi täpselt kuskil tegi. See on turvaruumi ülesanne. Meie lihtsalt korjame statistikat sellest keskkonnast. Ja et GDPR-i mõistes, kuna üha enam ka nagu USA suunas, ka Ladina-Ameerikas, Kanadas, on ikkagi suund selles suunas, et privaatsust nõuab tarbija. Siis GDPR siinkohal ma näen annab Euroopas tulijale eelise. Et me just on 2 projekti Põhja-Ameerikas laivi minemas, üks Kanadas, üks USAs ja põhjus, miks meiega tahetakse koostööd teha, nad on eurooplased. Nad ei tuvasta nägusid, nad ei profileeri rassi, nad ei profileeri sugu, nad ei vaata, kui kallid hilbud sul seljas on, et kas klienditeenindaja üldse viitsib sulle tere tulla ütlema. Et see on nagu selline pisike kvaliteedi märk, mis tegelikult aitab meid nii suurel turul edasi ja tegelikult töötada selliste klientidega, kellega me ka tahame töötada. Nüüd, nende poodide juurde siis tagasi. Et kui tavaliselt sensorid on suhteliselt rumalad, et loevad siis sisse välja käimist, tihti poe ukse juures on infrapunasensor, nende loend jagatakse 2, siis vaadatakse, et siis palju rahvast käis. Siis meie kasutame selliseid, me lihtsalt joonistame videopildi peale. Mõtlesin, ma näitangi teile, siis piukene see vaade välja võiks näha. Ja meie kratt siis tarbib seda videovoogu, mitte mingisugust riistvara me ei paigalda, kasutame olemasolevat videokaamerat. Ja tihti need sensoril on ju füüsiline piirang peal, kuhu teda paigaldada saab. Siin on tihti kaabeldust vaja või elektrit või mingit muud ühendust. Ja kratil selle meie kratil see vajadus puudub. Me lihtsalt vaatame kaamerat, kaamera on juba seal ja me joonistame kaamera peale siis kas väravad, milleks on siis see A-B-suunaline lilla kriip seal või sensoralad. See kriips on selline, kuidas ma ütlen, ongi selline sisenemispunkti mõõtmiseks, et meie kratt saab aru, kes sellest joonest üle liikus, kas see oli auto või jalakäija või mingisugune, ma ei tea, kastiratas, mis suunas ta liikus ja mis ajahetkel ta seda tegi. Hästi selline täpne liikuvusandmestik. Ja need kastid mõõdavad siis seal alas viibimise aega. Et neid saab kasutada selleks, et vaadata, kui kaua keegi näiteks ajakirja leti juures ajakirja valib või kui kaua istutakse pinkide peal või kohvikus, et kui kaua keskmiselt inimesed mingisugust ala kasutavad või kas või parkimislahenduste puhul. Suures ruumis, kui korjatakse siis andmeid, hästi tihti on need Wi-Fi signaalipõhised ja inimesed üha enam tegelikult tahavad Wi-Fi'sse sisse logida ja oma andmeid näidata tegelikult sellele asukohale, mis seda teha üritab. Et meie siis vaatame lihtsalt videovoogu ja saame täpselt siin aru, et kui palju inimesi siis päriselt kõndis saarast mööda ja kui palju sinne sisse läks. Ja see võimaldab sellel poel aru saada, et kas nende näiteks vaateaken on üldse atraktiivne, kas kutsub inimesi sinna sisse, kas nende poe kampaaniad on sellised, mis neid kutsuvad. See kohvik, kas ta on ikkagi õige koha peal, kui me seda natukene muudame, kas tuleb rohkem inimesi siia istuma. Et kõik see andmestik võimaldab tegelikult teha paremaid äriotsuseid ja oma teenust rohkem kliendile kättesaadavaks teha. Need sensorid ja joonekesed on hästi paindlikud, et nad on natukene nagu Lego. Et siin me oleme kasutanud neid selleks, et mõõta, milline külmkapp alkopoes on kõige popim. Ehk siis milline tootegrupp saab kõige rohkem aktiviteeti. Et me näeme loomulikult ka kassas seda, aga siin me saame aru, et kui palju siis aega veedeti mingi kindla valiku tegemisel. Lisaks sellele võimaldab FIMA andmestik siis teha ka seda analüüsi, et kuna käib mul kõige enam
inimesi. Täpselt nagu ka eelkäija siis kõneles, et kus me rakendame inimesi kasulikult ja kus saab tehisintellekt meil aidata neid siis nii-öelda nagu tööle panna siis, kui neid ka päriselt vaja on. Et kui me näeme iga päev, et meie tipptund on täpselt hommikul süke 9 ja 12 vahel külastatavuse mõttes, et siis me aitame graafikuid teha selle järgi paremini. Ja jällegi võiks mõelda, et see on hästi lihtne asi, mida teha. Et poes on müüjad näiteks, nad teavad enam-vähem, kuna kliendid käivad, see lihtsalt ei ole niimoodi, et ka kassas need ostud ei peegelda seda tegelikult, kui palju poes inimesi käis, sest need kõiki lihtsalt võib-olla ei olnud võimalik ära teenindada. Nii et see kratt aitab siis vaadata, kui palju inimesi mingi hetk käis. Ja nende kahel graafikul oligi meil 2 poodi võrdluses, kus ühes oli väga kindel, mitte väga kindel, aga suhteliselt kindel, et näha on, et need tulbad on nädalavahetus. Seal oli kõige rohkem rahvast. Ja selle järgi tehti siis graafika nõnda ümber, et oleks rohkem klienditeenindajad, et koolitused oleksid sellel ajal, sest lihtsalt on rohkem inimesi poes, kellega üldse suhelda. Ja nüüd see teine pood, mis siin üleval on, see on hästi selline sika-saka igatepidi. Klient ise arvas, et tal on seal kindel muster. Pärast kuu aega mõõdistusi tuli välja, et ega ikka ei ole küll. See oli täiesti nädalast täiesti segamini. Nii et see aitas optimeerida graafikud töötajatele ja tegelikult ühest küljest kulusid kokku hoida, aga tegelikult ka töötaja ei ole motiveeritud, kui ta istub ju lihtsalt 3 tühjas teenindussaalis, sest lihtsalt klient ei ole, kellega üldse nagu tegeleda. Ja üks asi, mida tihti siis meie käest küsima tullakse, on, et kui palju ma nüüd selle krati kasutusele võtuga nädala aega raha kokku hoian. Hästi raske asi, mida öelda. Et üleüldse, ma arvan, kratiprojektide puhul on seda hästi raske öelda, et see väärtus tuleb välja pikema aja jooksul. Meie puhul sõltub ka see muidugi sellest, mis keskkonnas seda kasutatakse, eks. Et üks klient, kes meil on mõõtnud meiega näiteks parkimist. Jah, nad näevad, kui palju nad iga kuu teenivad parkimistasude pealt, aga nad ei näe, et nende 5 parkla peale, mis neil on, milline osa neist on kõige enam nagu kasutatud ja millised parklad on tühjad, millised mitte. 1,5 aastat hiljem nad vaatasid, et okei, et tegelikult see uus hoone, mida me nüüd ehitame hakkame, siia ei ole vaja oma parklat. Esimest korda on hoone, kus ei ole maa-alust parkimist, sest kogu see eelmine, need ülejäänud parklakohad tegelikult katavad selle hoone vajaduse ära. Sest lihtsalt neid 2 parklat 5 tegelikult piisavalt ei kasutata. See on tohutu kokkuhoid esiteks ehituskuludel, et ei ole vaja maa alla rajada parklat. Teine asi, mida üha enam ka nõutakse, et raporteeritakse, on siis ESG andmestik, ehk siis kõik, mis seotub rohepöördega. See hoiab kokku päris palju ka nii-öelda, ma ei tea, kas eesti keeles on termin embedded carbonile või mitte, et siis nagu süsinikule, mis oleks muidu maja ehitusse läinud. Ja lisaks tegelikult tollest konkreetsest linnakust aitab see eemal hoida ka väga palju autosid. Aga see andmestik võttis meil ju 18 kuud aega koguda, analüüsida ja jõuda järeldusteni. Poekeskkonnas konkreetselt on need KPI-d siin ees, neid ma eraldi ette hakka lugema. Ja meie siis lemmikkliente ongi selline kinnisvara arendaja, kus on linnaruumi, on tänavaid, on võib-olla mingid poed, erinevad kaubanduspiirkonnad. Need on need inimesed, kes suudavad kiiresti otsustada ja kellel on ka tegelikult rohkem survet peal töötajate poolt ehitada neile keskkond, kus on mõnus olla. Üks asi ka, mida andmed meile hetkel näitavad, on see, et COVID-i järgselt inimesed ikkagi ei taha väga palju kontoris käia. Londonis on meil kesklinnas andmestik nagu jookseb kenasti sisse. Inimesed on kontoris teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Kõik. Esmaspäeval nad tööle ei käi, on kodus. Reedel täpselt samamoodi töötavad kodust. Nüüd, kui sul on varem olnud hästi palju väikseid kohvikuid, mis tegelikult ju teenindavad selliseid kontoritöötajaid, nende kogu käive sõltub nendest kontoritöötajatest. Neil on korraga kuu käibest väga suur tükk ära kukkunud, sest et töötajad linnas kontoris liikumise muster enam ei ole selline, nagu ta oli 2 aastat tagasi. Ja nad hakkavad siis muutma seda, kellele siis rentida neid kaubanduspindu ja vaadata, et need inimesed, kes siis nii-öelda sinna linna jõuavad, et nad
veedaksid aega rohkem enda vajadustele nagu poodides. Et näiteks ma toon ühe näite, üks massaažisalong, mis tegelebki lihtsalt kiropraktika ja massaažiga, tohutu mass käib sinna Londoni kesklinnas kohvikute ja poodide vahel. Kontoritöötajad kasutavad seda võimalust, et sinna minna. Ja kohvikute hulka on seal väga-väga palju vähendatud. Parkimisest ma teile ka juba rääkisin. Ja üks siuke krati punkt veel, mida ma tahan välja tuua, ma vaatan, mitu minutit mul veel aega on, ongi see, et kui kratt enda ettevõttesse lahti lasta, et siis sealt see äripool peab alati nagu vastu tulema ja aitama kratil kohaneda. Et jah, me anname väga palju andmeid, aga me töötame ka valdkonnas, kus, ma arvan, väga paljud töötame valdkonnas, kus kratti ei ole mitte kunagi varem kasutatud. Tihti ettevõttes paljud ei mõista, mida sellega üldse on võimalik teha, mis on ta piirangud ja mis on ta võimalused. Et alati esimene asi, mida me teeme kliendi juures, on see, et me tegelikult natuke harime neid, et mis asi see kratt üldse on. Ja isegi võimaldame kuni 2-päevase koolituse tervele tiimile ja räägime lihtsalt tehisintellektist, selle ajaloost, mida ta võimaldab teha ja mida ta ei võimalda teha. Lisaks sellele on hästi huvitav fenomen tekkinud ka, et tahetakse andmeid, et andke meile andmeid, et andmeid justkui tulevad ja lahendavad kõik ära, et on täpsed, kenad, et siis me täpselt teame, mida tegema peab. Okei, anname siis need andmed, et võt selline olukord on teil siin, nii palju autosid, nad liiguvad umbes siin ja nii edasi. Ja siis vaadatakse mulle otsa, et okei, aga mida me nagu nüüd nende andmetega teha võiks, et siis nagu päriselt oma need strateegilised eesmärgid ära täita. Et andmed tegelikult ei ole nagu asi iseeneses. Et just kommertskinnisvara puhul ollakse harjunud müüma ruutmeetrit. Alati on müüdud ruutmeetrit kallimale võimalikule nagu pakkujale. Ja nüüd on olukord, kus tahetakse ehitada rohkem siukseid kogukondi, sest klient nõuab seda. Ma ei tule kodust välja kontorisse, kui ma ei saa seal käia poes ja keemilises ja kohvikus ja miljonit muud asja ka veel teha. Me lihtsalt ei tule kodust välja. Miks ma peaks tulema kodust välja selle jaoks? Ja me näeme nüüd, et need klientid on hakanud täitsa, viimane aasta on see olnud, ehitama üles uusi osakondi, mille nimi ongi digitaalsed hooned. Sellist osakonda kinnisvaraarendajatel ei olnud 3 aastat tagasi. Et see on üks muudatus, mida kratt on siis teinud just konkreetselt kommertskinnisvara puhul. Et nad on aru saanud, et me lihtsalt ruutmeetrit ei müü. Andmed iseenesest ka ei ole väärtus. Aga et kui me nüüd seome kokku krati andmed, planeerimise, asset management'i ja toome selle teadmise firma sisse, et siis on võimalik seda kratti nagu päriselt tööle panna. Sellised ettevõtteid on veel pigem vähe, aga nad on need teerajajad, et kõik teised siis endaga nagu kaasa võtta. Ja kuna mul vist aeg on otsas, siis siin ma ütlengi teile suur aitäh kuulamast ja ootan küsimusi. Suur tänu! Küsimusi on, kui te ei salvesta videovoogu, kuidas saate siis masinnägemise tõlgenduse õigsust kontrollida, on selline populaarne küsimus. Täpsus on hästi tore küsimus, seda küsivad kliendid ka kogu aeg. Mida me teeme? Me iga kvartal võtame tund aega videot erinevatest sise- ja väliruumidest, klientidega kokkuleppel nende videovoogudest ja ka täiesti võõrastest videovoogudest, mida me internetist leiame. Ja me käsitsi istume ja loendame kogu selle andmestiku kokku. Nüüd iga kvartal on 7 tundi väga erinevast keskkonnast pärit videot, mille me käsitsi valideerime ja siis kontrollime, mida süsteemselt välja annab. Mis see veaprotsent on siis? Keskelt läbi FIMA täpsus on 90 ja 95% vahel. Kõige rohkem mõjutab seda ilm. Nii et kui väljas on pime, tuisune, udune novembri öö, siis täpsus ei ole 90%, aga ka inimsilm ei tuvasta sealt sama täpsusega objekte. Ma nüüd ei teagi, milline küsimus võtta, sest aeg on tegelikult otsas, aga ma küsin, mitu andmeteadlast toote arendamisega tegeleb? FIMA tiim on olnud 9 liikmeline ja andmeteadust ja tarkvaraarendust on selles tiimis olnud 7 inimest kokku tegelikult. Ja kuidas on Nvidia partnerlus teile kasu toonud? Nvidia on siis maailma kõige siis tuntum masinnägemise, videovoogude protsessimise ja chipide tootja. Ja me oleme siis nende partner.
Nvidia partnerlus on aidanud meil tegelikult, ta on nagu tohutu kvaliteedi pitseri andnud meile, et väga palju kliente nagu hindab seda. Teiseks oli tiim väga õnnelik, kui me selle saime, et see on niisugune nagu õpetaja annaks 5+ sulle diploma, et see on tõesti hea toode ja et see oli hästi tore. Ja lisaks loomulikult partnerlused ettevõtetega, kellega meil muidu lihtsalt oleks võimalik on vestelda. Suur aitäh sulle, kahjuks on aeg läbi, aga järgneb kohvi- ja sirutuspaus, nii et kõik, kellel jäid veel Karenile küsimusi, saate läheneda ja need ära küsida. Me jätkame veidi vähem kui poole tunni pärast kell 11.50, kui juba algavad põnevad vestlusringid. Nautige kohvi!